Milliseid ohverdusi te pidite tegema, et Austraaliasse kolimine teoks saaks? Mina ei tea, kas ma saan öelda, et kui palju ma nüüd ohverdasin. Kuna Brenda ajas kõik rahamäed kokku, siis mina ei pea midagi ohverdama, sest ma tulin kaitseväest ja Nii et ma ohverdasin ennast tegelikult 2 kuud kauem sinna tööle ja kui see tegelikult muidu mul oleks. olid närvid ikka korralikult läbi ja ma olin ikka nii läbi põlenud, kui vähegi oli võimalik. Ma mäletan, kui me viimast korda kaardi välja tõmbasime, samal ajal tegime šampa lahti. Leti taga oli meesterahvas, hän ütles tere, sooviksime kohvi, kas taimset varianti ka on, taimset piima ka on võimalik. Ta võttes otsa ütles, et meil lüpsavad ainult lehmad piima. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Tänases episoodis toome tagasi sellise populaarse formaadi, mida me tavaliselt teeme ainult oma boonusepisoodides, aga kuna meil hakkavad juba seal nii-öelda need küsimused otsa saama, siis otsustasime, et viimase episoodi teeme siin nii-öelda avalikult. Tšau Brenda, Tšau, Hans. kuidas sul läinud on? Hästi, vist. Hästi vist. Ja hästi, jah. Hästi jah, me siin valmistume kõvasti jõuludeks, eriti sellest seisukohast on, et meil on ehteäri, siis pluss minul on ka, jõulud on üpris kiired tööl, nii et oleme juba, eile panime kuuse ülesse. Meil on kuus püsti, jah. Meil on 23. oktoober. Oktoober, jah. Kuna meil sardasti läheb üles natukene hiljem sellest, siis võib-olla kui te novembri keskel kuulete seda ja siis me ütleme, et me panime kuuse üles ja siis tundub nagu, et normaalne, taas inimest. Aga jah, eile 22. oktoobril panime me siis kuuse üles, et me lihtsalt peame natukene osasid ette salvestama, sellepärast, et meie monteerija läheb puhkusele vahepeal. Ja meie ise ka ei jõua teha detsembris. Meie arvatavasti jah, november-detsember on ise ka kiire aeg, nii et jah, tuleb natukene ette ka salvestada, aga kes ei ole siis enne kuulnud või näinud, siis see on jah selline populaarne formaat, mida me tavaliselt teeme oma Patreoni või siis Spotify boonus sisus, kus on siis sellised erinevad küsimused, isiklikumad laadi, ütleme nii siis, suhete Austraalia iseenda kohta ja siis me vastame ja arutame nendest teemadest, nii et ma loodan, et teile see episood meeldib ja kui väga meeldib, siis jah, kui te toetate meid Spotify's ja Patreonis, siis seal on vist 9 episoodi juba, mitte küll täpselt kõik samad, aga päris mitu tükki on ka need küsimused. Boonussisu, jah. Nii et 9 episoodi boonussisu on seal olemas juba. Nii et ma ei tea, ma arvan, et me võime põhimõtteliselt pihta hakata, et meil siin otseselt elust või millestki nagu midagi rääkida ei ole, et kõik on nagu seal eelmistes episoodides räägitud. Ja ega ta väga selles mõttes keeruline formaat ka nüüd ei ole, et küsime küsimuse ja vastame küsimusele, eks ole. Nii et, aga kas ma tõmban esimese küsimuse? Kes vastab ennem? See, kes tõmbab kaardi, see vastab. Ma mõtlesime küsime nagu üksteiselt ikka. Ei, mina tõmban teema, siis sina küsid mult. Ja. No näete, ma ütlesin, et ei ole keeruline formaat, aga tundub, et ikkagi on. Mina küsin sinult ja sina vastad. Okei, ma siis tõmban. Teeme nii. Asi on uhkemaks läinud, meil on nüüd küsimus enne mingid... Mida? Kuule vaata, meil on orhideel tulnud õis välja. Ahah, no võt. Seda ei olnud enne. Selles, et tuli mingi täna. Nüüd peate minema vaatama eelmiseid podcasti episoode, millises episoodis oli juba olemas. Ei olnud, see ei olnud eile. Nii et... No võt, nii et... aga ma tahtsin öelda, et meil on nagu asi on uhkemaks läinud, et nüüd on sellises hõbekausikesest küsimused, et alguses, kui me alustasime seda, siis olid sellises plastkarbis või midagi. Meil on hõbe, nagu laua hõbeda mingis... Ma ei teagi, mis asi see on, puuviljavaagen või... Mingi kausikid on. Nii et palun esimene küsimus mulle Austraalia isiklik number 1. Kas sa oled õigete küsimuste juures kõigepealt? Jaa, olen. Seal isiklikumates küsimustes? Olen. Okay, ära muretse selle pärast. Sa ükskord vaatasid valest kohast? Ei, ma olen täitsa õiges kohas. Seal, kus on punase kirjaga. Ja. Nii, kas te olete kunagi mõelnud, et Austraaliasse kolimine oli viga? Miks või miks mitte? Miks mitte? Miks mitte? Kas ma olen kunagi mõelnud või me oleme kunagi mõelnud? No sa saad praegu enda eest rääkida. Jah, ma saan enda eest rääkida. Eks ikka on neid hetki. Kuigi ma ei tea, kas ta otseselt on nagu Austraaliasse kolimisega seotud, aga eks ikka on selliseid mõtteid,
no ütleme nii, see, mis meie elu on olnud viimased 6 aastat, ei ole nagu, on üpris kaugel tavapärasest või keskmise inimese elust, eks ole. Et pigem on just nagu, et jah, just see kõik juhtus küll Austraalias, aga pigem on see, et kas need otsused on kõik õiged olnud, vahepeal mõtled, on ju, et äkki oleks pidanud ka minema ülikooli ja lapsed saama ja maja ehitama ja mis iganes, on ju. Me elame Austraalias keset kõrbet. Et noh, meie plaanid on teised. Meie plaanid on teised, on ju. Et aga ma ütleks, et ikkagi selles mõttes, kui suur asi on kolida teisele poole maakera, seal elu üles seada ja kõik asjad, siis selle kohta, kui nagu suur asi see on, siis ma ütleksin, et ma või me vähemalt minu poolest oleme nagu sellest väga vähe rääkinud ja väga vähe sellele mõelnud. Nii et ei, ma vist pean ütlema, et pigem nagu väga palju ei ole mõelnud selle peale, et kas see on viga. Võib-olla siis kõik on nii hästi läinud, et ei ole nagu olnud tunnet, et kas see on viga ja muidugi noh, kui räägid perega, siis mõtled selle peale rohkem ja noh, käid seal Eestis on ju, siis vahest mõtled ka, aga mina tunnen ikkagi, et Austraalia on nagu nii palju andnud mulle, et jah, ma vist ei vahetaks seda millegi vastu välja, nii et ja noh, muidugi kui ma arvaks seda, siis ma ei elaks Austraalias ka, aga üleüldiselt ka, et ma ikkagi arvan, et see on olnud nagu õige otsus. Jah, no täpselt sama, selles mõttes mul samad mõtted, et noh, algselt kui tulla nagu selle juurde, et kas ma olen kunagi mõelda, et kolimine oli viga, siis noh, tegelikult ma ei kolinud siia. Me tulime siia nagu enamik inimesi tulevad, me tulime siia, noh, me oleme sellest nii palju rääkinud, et kõigil on oma eesmärgid, meie eesmärk siia tulles oli, minu eesmärk vähemalt oli reisida, ehk siis minu plaan alguses oli, et ma töötan täpselt nii palju, et ma saaksin oma reisimiseks raha, siis ma reisin, kuniks mul saab raha otsa, siis ma lähen jälle tööle ja põhimõtteliselt see oli minu algne plaan, tulla aastaks võib-olla 2. Aga noh, kui jääda siis selle kolimise mõttes, et ma arvan, et see otsus tuli siis, kui me otsustasime hakata tegema sponsorit. Et me ei kavatse, me oleme seda enne ka nagu maininud, et me ei kavatse siin elada terve elu, aga mingi osa elust jääb Austraalia kindlasti. Ja me tahame seda nii-öelda endale ära kindlustada, et siis nagu me võime võtta selle mõtte lihtsalt, et see sponsori tegemine justkui on siis see, et noh, me kolime Austraaliasse. Siis seda mõtet on olnud nagu eriti tol hetkel, kui see sponsori tegemine oli hästi aktuaalne, aasta otsa, 1,5 aastat, see paberimajandus, siis oli neid mõtteid väga palju. Kas me teeme õiget asja? Et täpselt nagu sa ütlesid, et võib-olla peaks tagasi koju minema ülikooli, õppima midagi tähtsat, mingit tähtis amet selgeks on ja tegema neid asju, mis ühiskond soosib teha. Aga ma ei tea, saama lapsi, abielluma, oma maja, kõik mingid sellised asjad. Aga kes me oleme nagu, kui me oleme nende mõtete juurde tulnud, siis minu meelest on alati nagu lõpuks see, et inimesed on kõik nii erinevad. Ja nagu, et jah, et meil on nagu üks mingil määral ühiskonnas on see nagu surve või see suund selles osas on ja, et noh, mingid etapid on, aga tegelikult need ei ole ette kirjutatud, tegelikult me ei pea neid etappe niimoodi käima on ja, või no kas või nüüdki, kui me kihlusime, kui palju inimesi, eriti Austraalias, on küsinud, et noh, varsti tuleb siis beebid ka vaata. Miks nagu kui ma kihlun, miks peaks keegi üldse eeldama, et ma hakkan nüüd lapsi tegema? Et minu meelest see on üldse okei küsimus, minu meelest ei ole okei, et inimesed, mida täiega närvis ühesõnaga, et sinu asi on esiteks üldse, aga põhimõtteliselt, et nagu, et meil ikkagi on nagu mingil määral need mingid standardid ja siis sealt nagu, et aga ma ei tea, saame ka varsti siin 30 ja et ma ei tea, et aga ma ei ole hetkel seal või nagu ma ei soovi neid asju, mida võib-olla siis nagu justkui ühiskond valjemalt väljendab, et soositakse või tahetakse, et sa kõnniksid mingit sellist rada, et siis nagu ikka võib-olla, et nagu kuna me teeme natukene võib-olla nagu teistmoodi asju, kuigi neid inimesi on nii palju, kes ka ei käi seda rada on ja, siis ikkagi sealt nagu on hästi palju neid mõtteid ilmselt tulnud. Ikkagi, et kas me teeme õiget asja, kas me peaks ka koju minema, et just nagu pere osa on ja, et tegelikult me ju ei saa oma perega niimoodi aega veeta, kui me elaksime Eestis ja bla bla bla. Aga lõppkokkuvõttes me elame seda elu, mida me tahame elada,
meie nagu moto on see, et ei tasu ainult nagu, et kuidas ma nüüd ütlen, et meil on eesmärgid, meil on unistused, neid tuleb mõelda, me võiksime mõlemad teada, kuhu suunas, kas me liigume koos samas suunas, on ju. Aga suures pildis ma ei taha elada niimoodi, et ma ainult mõtlen sellele ühele eesmärgile ja ainult sellele ja siis olen 60 ja siis mul on nüüd majalaen makstud ja need asjad tehtud ja nüüd ma hakkan elama, vaata. Ma tahan elada täna. Ma tahan elada täna, ma tahan elada kohe praegu, kui mul tuleb mõte, et mul on vaja kohe minna reisile või kohe tahan midagi ägedat teha, langevarjuhüpet või minna snorgeldama või maailma kõige kuulsamat riifi näha, ja siis ma lähen ja teen seda praegu, et ma ei lükka kõike tulevikku. Et kui ma nagu niipidi mõtlen, siis ma mõtlen, et see on ju nii õige. Et me kõik ju lõppkokkuvõttes elame, teeme valikuid neid, mis meil parasjagu õiged tunduvad ja mina olen nagu seda meelt, et tegelikult ei saagi olla mingeid valesid otsuseid või et umbes ma nüüd kõndisin valet teed, et ma ei saa tagasi minna. Et kui ma täna otsustan olla Austraalias, ma võin homne päev ümber otsustada ja kolida Egiptusesse, kui ma tahan. Kolida Eesti või kuhu iganes. Nii et selles mõttes... Et jah, ma arvan ka, et eriti nagu selle küsimuse nagu vaadates seda küsimust ongi see, et meie jaoks ei ole nagu ükski asi nagu raiutud, eks ole, kivi on ju. Et selles mõttes inimesed küsivad ka et kas te nüüd elategi Austraalias? Ma hetkel elan Austraalias, ma suure tõenäosusega aasta ja 2 aasta pärast elan ka Austraalias, aga ega see ka kindel ei ole. Et võib-olla inimesed või teised inimesed, meie nagu ei näe elu nii kindlana. Et meil ongi see, et see, et ma praegu olen Austraalias, ei tähenda seda, kuigi ma hetkel ei usu seda, et ma 5 aasta pärast Eestis elaks. Et või Itaalias või Kreekas või ma ei tea, kus on ju. Et nagu meil on tänapäeval on nagu terve maailm on sulle valla. Tee, mis sa tahad, mine kuhu sa tahad, põhimõtteliselt on ju. Et jah, ma arvan, et see ongi nagu, et inimesed ise nagu panevad endale mingit suuri raame ette, mina tunnen vahest. No see on vaata turvatunne, et ongi, et minu jaoks, ongi, mis on sinu jaoks turvatunne, on ju, et minu jaoks on, meil on minu meelest nagu omavahel väga hea turvatsoon üles ehitatud, kelle jaoks on turvatunne pere, kelle jaoks raha, kelle jaoks mis iganes erinevad asjad, on ju. Et või see üks stabiilne kodu ja nii edasi, siis ma arvan, et minu jaoks oligi nagu pigem jällegi vastupidi kõik. Et vaata, üks näide kiirelt siia vahele, et väga paljud paarid, see on niisugune nagu räägitakse seda lihtsalt, et väga paljud inimesed tulevad koos Austraaliasse ja siis minnakse siin lahku, sellepärast, et ühel hetkel on sul samad sõbrad, sama töö, sama elukoht, kõik on sama, on ju, ja siis nagu inimesed ei suuda nii palju koos olla ja see on suur enamik, on ju. Ja siis meie oleme need veidrad, meie kohtusime tööl, olime parimad sõbrad ja siis tuli kõik muu ja meie jaoks oli nagu proovikivi see, kui sina läksid Thomsonisse tööle ja mina hakkasin Soulega tegelema, et esimest korda me töötasime eraldi. Ja ma arvan, et võib-olla mingil määral turvatunde või mingi sellise stabiilse asjaga on sama, et minu jaoks on katsumus see, et kui me otsustasime, me teeme sponsorit, siis minu jaoks on see õudne mõelda, et ma pean elama järgmised nagu tänaseks ma pean elama 2 või 2,5 aastat, võib-olla 3 siin linnas. Sest me teeme sponsorit, sellest me saame viisa, sellest me saame Austraalias residentsuse. Ja nagu me väga tahame seda saada ja me teeme seda ja mis iganes, aga nagu minu jaoks on see nagu nõme osa, et ma pean siin olema, mulle ei meeldi see mõte. Ma sellepärast nagu mõtlengi, et ma ei kujuta ette, kui ühel päeval me peamegi ostma kodu kuhugi, et kus on see koht, ma ei ole otsustanud, ma ei taha, et mul oleks mingi koht, kus kohas ma pean olema, on ju. Alati võib maha müüa, mis iganes mingid siuksed asjad. Eks ma ei tea, kas ma suutsin oma mõtte edasi anda sellega, et point on see, et inimesed pigem tahavad stabiilsust, nad tahavad olla ühes kohas, minu inimesed ümberringi, kõik see, ja nagu loomulikult mina tahan ka neid asju, ma tahan ka, et mul oleks mõnus kodu,
see kõik peab olema nagu mulle meelepäraselt tehtud, on ju, mul peab ka olema kommuun ümber, aga mul pole mingit probleemi minna homme uude linna ja alustada seda kõike otsast peale. Et see ei ole minu jaoks selline, see minu jaoks äge. Jah. Nii et võib-olla see on ka nagu natuke teistmoodi. Ja, et jah, ma arvan ka ja ma arvan, et ongi kogu selle kolimise küsimuse lõpp, see ongi see, et meie jaoks ei ole mingi asi, ükski asi ei ole viga. Jah, ei ole viga ja ükski asi ei ole 100% jääv, eks ole, et kui ma nüüd kolime Gold Coastile ja siis oleme seal 3 kuud ja ma ei tea, tundus nagu üli äge on ju, aga siis oleme seal mingi täiesti lampan on ju, ma küll ei usu, me oleme seal piisavalt kordi käinud, aga me ei ole kunagi seal pikaajalist elanud on ju, et mingil põhjusel, siis meil ei oleks mingit probleemi öelda, okei, aga siis valime uue koha põhimõtteliselt on ju. Jah. Nii et jah, põhimõtteliselt viga või see, et kas me teeme õiget asja, seda küsimust me küsisime palju viisaprotsessi ajal, kui me tegime sponsorit, et kas see pingutus on kõike seda väärt, sest see oli nagu väga õudne asi, mida teha nii kaua aega ja kõik on ajutine on ju. Et sealt juures oli veel see ka, et me tegime samal ajal ettevõtte ehk siis Showlehe põhimõtteliselt sündis samal ajal, kui me tegime sponsor viisa asju alles ajasime, mis tähendas, et me olime kõike seda ebakindlust. Jah, me olime ajutis viisa peal, et iga kell põhimõtteliselt oli nagu 1,5 aastat see hetk, et iga päev võis sulle tulla mingi otsus, kus keegi ütleb, et 28 päeva mine minema. Nii et nagu selles mõttes, et ma ei teagi, mis ma sellega öelda tahan. Et loomulikult seal oli neid hetki, et võib-olla ei tee just kõige mõistlikumut asja, aga nagu, miks mitte või nagu, mis ma siis veel teen. Jah, just. Nii et ma arvan, et siis oleks oma asjad kokku pakkinud. Küll siis oleks uue koha leidnud. Nii et oleks Instagrami konto nime ära muutnud, miks mitte Bulgaaria ja let's go. Nii et selline värk. No nii, sinu kord tõmmata. No nii. Väärtused ja unistused 20. Oho, meil oli küsimus number 1 oli esimene ja nüüd on küsimus number 20 on järgmine. Viimane. 20 küsimust oli kokku meil. Kui teil oleks, ma tegelikult ei tea, kui teil oleks võimalus ajas tagasi minna, kas te teeksite midagi teisiti? Mina vastan nüüd, jah? Jep. Väga kiire lühike vastus on ei, ma ei teeks mitte midagi teistmoodi. Nagu ka need kõik, nagu terve elu siis on ju, me räägisin Austraaliast. Jah, ma ei teeks mitte ühtegi asja teistmoodi, sellepärast et kui ma võib-olla muudaks ühe asja ära, siis ma ei oleks see, kes ma täna olen. Ma ei mõtleks neid asju, mis ma mõtleks ja võib-olla ma ei teeks neid asju, mis ma teen. Et nagu kõik need asjad, mis olid, pidid olema niimoodi. Võib-olla mingid kogemused läbi elatud ja... Jah, absoluutselt. No lõppkokkuvõttes jah, see on nagu just kui see ainuke viis, kuidas sellele küsimusele saab vastata, on ju, et ei ole. Et kas, lihtsalt selles mõttes, et kui ma olen nagu rahul ja mul on hea meel selles, kus ma hetkel olen, et kas ma julgeksid midagi ära muuta. Jah, just. Ei julge. Jah, et selles mõttes see on nagu, et kui sa oled rahul sellega, kus sa hetkel oled, kui sa ei ole rahul, siis muidugi on nagu lihtne ka nii-öelda teistpidi vastata, aga mõtlengi, et ainuke asi, aga see on siuke, et kuidas sa muudad seda, et ainuke asi ma muudakski võib-olla seda nagu viisaprotsessi, et ma teeks mingeid asju nagu teistmoodi, kuigi seal mingid asjad olid, mis lihtsalt me pidime ootama nagu... Kas oleks saanud kuidagi teistmoodi? Ma ei teagi, nüüd tagantjärgi mulle tundub, et ma oleks saanud nagu kiiremini võib-olla mingi, aga siis ongi see, et jah, tagantjärgi, kui mul on kõik need teadmised, siis muidugi tundub, et aga nagu tol hetkel, kui see kõik on uus ja siis sa ei tea ju. See on ju sama, et tuled ühe korra aussi ära, lähed ära ja siis tuled teist korda aussi, siis sa ju oskad palju paremini asju teha. On, et lõppkokkuvõttes ma arvan ka, et vana hea noor regrets ja mis seal ikka selles mõttes, et jah, et me ei ole ka väga sellised inimesed, kes jääks nagu kuidagi mineviku peale heietama, et oli, mis oli ja tuleb edasi minna, eks ole, just mingis episoodis sa rääkisid, kuidas mina mõtlen mingitele asjadele ja siis
nojah, aga sa nagu, sa ei, see ei Need on ole mingid nagu, suvalised asjad, jah? sa ei jää, no need on nagu jah, just sellised mingid suvalised asjad, et pigem ongi, et jah, sellised suured asjad, et kui me võtame otsuse vastu, siis otsus on vastu võetud, et ja kui pärast isegi läheb selle asjaga veits pekki, siis noh, ma ei tea, noh, sihukese otsuse me võtsime vastu selle informatsiooniga, mis meil tol hetkel oli, eks ole, et jah, nii et Noh, võta järgmine küsimus, kui meil rohkem midagi pole siin rääkida. võtame järgmise ja tegelikult viimase küsimuse. Jah. Jah. Ma mõtlesin, kuna see on viimane küsimus, siis loeme selle ära, vastame selle ära, on ju, ja siis vaatame, kui meil on veel aega nii-öelda üle, siis äkki meil tegelikult on ka, kui me tegime neid inimesed, kes meil konsultatsioonis käisid, eks ole, kirju, siis tegelikult meil jäi üks sihuke kuulajakiri lugemata, nii et võib-olla saab selle siis siia lõppu täna veel lugeda ka. Loeme selle ära, jah? Jah, nii et lihtsalt mõtlesin, aga Austraalia isiklik number 3. Ma just võtsin eest ära. No nii, kõige viimane küsimus ja jällegi tuletan meelde. Austraalia isiklik number 3, jah? Jah, tuletan meelde, et kui te tahate veel süvitsi asju kuulata, siis Spotify Patreon boonussisu, let's go. Milliseid ohverdusi te pidite tegema, et Austraaliasse kolimine teoks saaks? See on väga huvitav, seda on väga hea, seda peaks hästi nagu üksi pulki rääkima, et ma mõtlen just, et praegu inimesed, noored, kes tahavad tulla Aussi, et mis nad tegema peavad selleks, vaata. Aga mida meie tegime tol hetkel, me ei saa öelda, mida siis tegema peaks. No see on kindlasti, mina arvan, et see on kindlasti asi, mis sa pead nagu ära otsustama. Et kõigepealt on ju, et sa lähed Austraaliasse sellepärast, et Austraaliasse minekuks on vaja, ma ei tea, olenevalt nii-öelda riski soovist, ütleme mingi 2-4 tuhat eurot on vaja, on ju. Lisaks siis et nagu see võiks olla see raha, mis sul on taskus siis, kui sa astud Austraalia pinna peale, on ju, rääkimata lennupiletist, viisadest asjadest, et noh, see ei ole niisama raha, mis jääb üle, on ju, tavaliselt. Väga hea, kui jääb, on ju, aga tavalist ei jää. Et mina arvan, et sa peadki selle nagu otsuse vastu võtma, et ma lähen ja siis, jah, mina ei tea, kas ma saan öelda, et kui palju ma nüüd ohverdasin. Selles mõttes nagu, kui me veel Eestis olime. Et mina käisin Kaitseväes enne seda. Ja siis, kui me Kaitseväest tulime, siis me tegime terve suve tööd ja siis sügisel läksime. Et suur osa, jah, muidugi me võib-olla mõtlesime natuke rohkem, et kuhu me oma raha paneme ja jah, et me ei hakanud uut jalgratast ostma ja ilmselgelt, et me teadsime läheme Austraaliasse, aga ma ei tunne, et ma nüüd oleks mingi metsikult ohverdanud, sest jah, suurem osa oli mina Kaitseväes. Võib-olla sinul on nagu see natuke teine, et mina näen pigem seda, et see ohverdus tuli nagu siis jah, sellest, mis me rääkisime enne. Et see on see ohverdus, et sa ei näe sõpru, et noh, ja pere on ju, et 2 kuud peale seda, kui me ära läksime, sündis mul ühel õel laps on ju 6 kuud hiljem, teisel õel kaksikud. Et see oli nagu minu jaoks see suur ohverdus. Aga pean ütlema, et kuna Brenda ajas kõik rahamäed kokku, siis mina ei pea midagi ohverdama, sest ma tulin Kaitseväest ja siis sai minna. Ma ei tea ka, mida otseselt siin ohverduse alla nüüd panna. Ma ei tea ka, et ma oleks nagu hullult midagi ohverdanud. Täpselt ongi see sama asi, et noh, tol hetkel ma ei mäleta, et ma oleks nagu hullult arvanud või et see on mingisugune ohverdus, et ma tulen ainult aastaks ajaks. See oli algne plaan, et aasta aega. Ma mäletan, ma ütlesin oma emale veel lennujaamas, et ma lähen ainult aastaks ja mul ema ütles, et ei, et ma tean, et sa oled seal 2. ja 3. aasta ja siis sa jäädki sinna. Ma ütlesin, ei jää, mis asja sa ajad, vaata. Ma ei saa esiteks jäädagi, et ma olen aasta aega ja isegi kui ma olen kauem, ma ju tulen vahepeal koju. Ei tulnud mõttessegi, et tuleb COVID ja päriselt me ei tule 4 aastat koju, et kui nüüd mõelda seda kõike nii crazy. Aga et tol hetkel oli see, et noh, aasta otsa ma ei näe oma pere ja selles mõttes, et ma elasin küll Tallinnas ja minu pere elab Türil, et siis selles mõttes ka ju ma igapäevaselt neid ei näinud, on ju. Aga ma küll suhtlesin telefonis ikkagi iga nädalaselt, me helistasime emaga ja ma olin oma perega väga lähedane. Nii et selles mõttes oli teada, et kui ma lähen ära, siis ma ei saa minna nädalavahetusteks koju ja nii edasi, et samamoodi see pere mõttes ohverdamine.
aga tegelikult siin jätkus see helistamine ja nii edasi. Muidugi jah, ta on keerulisem selles mõttes, et ajavahed on ja bla bla bla, aga põhimõtteliselt see ongi üks, aga noh, teised asjad ongi, mis ma võin ka rääkida, et noh, ma ei tea, kas see nüüd otseselt nagu mega suur ohverdus on, aga mina ikkagi valmistusin ju aasta otsa ette siia tulekuks, selles mõttes, et ma olin pikalt tahtnud tulla, Hans lõpuks ütles, et okei, lähme, aga ta käib kaitseväes ära. Mul üldse ei meeldinud see mõte, et no mida sa ronid sinna kaitseväkke, vaata, et lähme kohe, aga okei, niikuinii oli vaja raha koguda ja nii edasi. Ja mina ikkagi olen selline suur planeerija ja plaanide tegija ja ma teen tabeleid ja panen asju kirja ja nii edasi, nii et suht aasta otsa enne Aussi tulekut tegin ikkagi, minul olid mingid tabelid, mul oli plaan, ma lugesin nii palju informatsiooni Austraalia kohta, kui ma suutsin leida ja jätke meelde, ma ei osanud inglise keelt, nii et see informatsioon tuli eesti keeles. Et info, mida jah, ma lugesin, ma ei teagi, kust või mismoodi, ma praegu seda ei mäleta, aga nii palju, kui ma teadsin kedagi, kes oli Ausis käinud, ma käisin ja poomitasin neid kogu aeg igasugu küsimuste asjadega. Nii et mina olin ikkagi selles mõttes iga oma vaba hetk, põhimõtteliselt aasta otsa, no mitte iga vaba hetk, aga suht palju ma ikkagi nädalas kulutasin selle peale, et ennast kurssi viia, kuidas asjad käivad, või kuidas ma saan üldse Austraaliasse minna, ma ju ei teadnud. Jah. Ja siis teine asi oligi see raha kogumine, et kui enne seda, me töötasime Resto Businessis on ja, et siis kui enne seda, me oleme enne ka maininud, et ega Eestis süüa kodus ei teinud, vaata. Et käisid seal väljas restoranides söömas. Ma ei saa öelda, et see oleks muutunud küll aasta enne seda, et võib-olla sa ikka, ma ei mäleta, et ma oleks kodus ikkagi väga palju süüa teinud või midagi, aga minu meelest aasta enne Austraaliasse tulekut minu amet muutus ka. Ma seal kogu aeg olin erinevate ametite vahel, küll olin paar kuud, tegin seda, et mingeid erinevaid asju, aga siis minu amet muutus ka minu meelest täpselt aasta enne seda, kui ma tulin. Ja siis ma sain ikka päris head palka. Et suures pildis mul ei olnud vaja seda. Ja kogu palk läks mul suures pildis kõrvale. Et kõik see, mis ma enne kulutasin ära, on ja, et ikka süüa oli vaja väljas, on ja vahepeal ja ma ei tea, üüri maksta, aga põhimõtteliselt aasta enne siia tulekut, kui seda saab ohverdusteks nimetada, siis ega riideid ma endale ei ostnud, mingisuguseid, ma teadsin, et ma lähen Aussi ära, mis tähendab, et asju tuleb hakata kokku koguma ja kuskil ära panna ja üürikorter tuleb ju ära anda ja kõik asjad. Et siis aasta enne seda ma väga midagi ei ostnud endale, ma mäletan, et ma mäletan küll, et ma väga palju muretsesin selle raha pärast. Jaa. Sellepärast, et mina olin veel selles positsioonis, et ma tulen Austraaliasse ilma inglise keeleta, ehk siis mina arvestasin, et mul peab olema palju suurem puhver, kui see, millega inimesed muidu lähevad, sellepärast, et minu tööle saamine on 7 korda raskendatud kui inimene, kes oskab inglise keelt, on ja. Yeah. Et minul peab olema nii palju raha kõrval, kui vähegi võimalik. Ehk siis jah, ma mäletan, et ma aasta otsa ikkagi väga palju muretsesin selle raha pärast ja kogusin seda raha. Ja mul oli ikkagi kogu aeg mingi plaan. Ja siis me maikuus ju antsimegi kogu oma maise vara ära ja läksime Hiiumaale tööle. Maiks oli ka asjad ära pakitud, Hiiumaale läksime oma mõndad asjadega ja sealt septembris siis lennuki peale põhimõtteliselt Austraaliasse. Nii et jah, mina ohverdasin oma aega, et infot koguda väga palju, ma muretsesin väga palju raha pärast, ma küverlesin raha kokku, panin kõrvale. Minu arust et selles mõttes sa ju ei pidanud otseselt ka minema näiteks, see oli küll meie nagu siuke väike plaan, aga kas sa ei ütleks, et sa mingil määral ohverdasid seda, et sa olid seal tööl nii kaua, kui sa olid või? Hea point, jah. Et nii palju, kui ma mäletan, siis vähemalt viimased 6 kuud või midagi, siis sa oma töökohaga enam väga rahul ei olnud. Jaa. Mul oli see meelest läinud. Ja. Aga kuna oli selge plaan minna Austraaliasse ja sõduritoetus on 100 eurot kuus, siis mina raha kogumisega ei tegelenud, siis jah. Oli jah,
mul nüüd tuli meelde, et ma olin vist jah aasta otsa põhimõtteliselt enne seda, siis töötasin sellel ametikohal, kus ma töötasin, mulle väga meeldis tegelikult see, mis ma tegin. Ma olin teenindusjuht põhimõtteliselt. jah, Jah, noh, midagi sinna kanti, et sihuke enamasti jah, noh, inimestega ja kontoritöö ja nagu väga palju ma olin ikkagi saalis ka ja nii edasi. Aga jah, ma ütleks, et ma oleks vist ära tulnud sealt jah, kõvasti varem. Aga ma venitasin vist, isegi tegelikult aprilli lõpus ma tulin sealt töölt ära. no see vist Mai oli ma jah. puhkasin ja siis Jah, sina vist läksid juba kuskil mai keskpaigas või lõpus läksid juba Hiiumaale tegelikult. Jah. nii et tegelikult maikuus ma ei töötanud, nii et isegi 1 kuu oli seal vahe. Aga nii et ma ohverdasin jah ennast tegelikult 2 kuud kauem sinna tööle ja Kui sa tegelikult muidu mul oleks. olid närvid ikka korralikult läbi ja ma olin ikka nii läbi põlenud, kui vähegi oli võimalik. See oli jah, mul on selle kuidagi ära Jah, unustanud Sest et noh, tegelikult oli algne plaan oli see, et sa oled ikkagi mai lõpuni ju. Jaa, Aga sa lihtsalt ei, Enam ei- siis sul oli mõõt täis juba. mul oli nagu kõik jah, et see, mis seal jah, toimus, oli suht katastroofiline ja ma ei suutnud enam sellega. Me tulime Lauraga koos ju samal päeval ära. Jah, Ma mäletan, kui me viimast korda kaardi välja tõmbasime, siis samal ajal tegime šampa lahti. Sõime šampat kõik töö ajal ja ei no sinul ei olnud tööaeg enam. minul ei olnud jah. Jah, sinul Ja oli noh, ma ei kaart olnud enam teenindusjuht sa ka. oled teenindusjuht ka Mul oli suva. nii et jah. Nii et jah. Nii et ikka on need Nii et jah, mingisugused. seda ohverdis, ma arvan, et see oligi jah, jätame selle pereosa välja, sest see on tänase päevani tegelikult ohverdus, siis see, ma arvan, oligi kõige suurem ohverdus tegelikult jah. Jah. Aga noh, ma arvan, et mingil määral ikka sa nagu jah, et mingil määral ikkagi peab, noh, nagu ma ütlesin, et kõige tähtsam ongi see, et sa otsustaksid, et sa tahad tulla. Ja siis need, et nagu ei olnud sellist tunnet otseselt, no muidugi kui sinul tööga oli, aga ei olnud sellist tunnet ka ju, et me mingi, issand jumal, et niimoodi, et elu on nii vastik, et millal minema saab, vaata selles mõttes, et millal see raha lõpuks kokku saab ja saaks minema minna, et kuidagi ei olnud selline, et ilge kannatamine oleks olnud terve aeg, aga Ja minul oli tööl lihtsalt väga-väga pingeline, iseenesest see töö mulle ju meeldis. ja lihtsalt personali mõistes võib-olla. Jah, ütleme nii. Nii et ütleme nii, poliitkorrektselt. Et nii et jah, aga ei, ohverdused kaasnevad ükskõik millega, mis sa elus otsustad. Otsustad ehitada endale maailma kõige ilusama maja, siis võib-olla ohverdad selle pealt, et käid vähem reisimas, on ju. Otsustad reisimas käia, võib-olla ei saa kodusse nii palju investeerida. No, otsustad Jah. lapsi saada, siis saad lapsed. Ma ei tea. Nii et ohverdused käivad ju kõikide asjadega kaasa ja see on iga otsusega. Nii et Jah. ega see aastales tulek ei ole midagi teistsugust. Ma tahtsin öelda, et me ju läksime ikkagi juuni kuni august, me töötasime ju Hiiumaal. Jah, Nii et sa kühveldasid ka ikkagi raha kokku. ei no muidugi, jah. Hiiumaal ma vist käisin veits rohkem tööl kui sina. Nii et siis ma nagu üritasin nagu järgi jõuda. Ei, aga minu meelest ma käisin mõlemad täiskohaga. Sa võtsid võib-olla Jah. mingid Ma lisapäevi võtsin mingeid vahepeal. lisapäevi vist vahepeal, jah. Jah. Nii et Mul oli nagu kopp, Nii et- ma olin selles eelmises kohas ikkagi läbi põlenud. Mul Ja, oli ja, kopp nii ees, et see, jah. nii et jah. Ja siis tulime Austraaliasse kannatama ja ohverdama. Jah. Jah. Nii et no vot, ja sellised olidki meie viimased 3 ma ei mäleta, põletavad, mõtlikud, mis iganes küsimused. Nii et ma arvan, et ongi siia osa lõppu hea lugeda üks kuulaja kiri ette. Kas sa tahad, ma loen seda või sa loed seda ise ette? Ma arvan, et sa loe, sellepärast mul on köha ja siis ma ei saa väga rääkida pikalt. Aga kui te mäletate, siis see on täiega see asi, mis ajab närvi, kui inimesed teevad seda, et kuidas sa ei tea iseenda oma podcasti, kui kellegi teise podcasti kuulad. Igastahes ma eeldan, Mis asi jääb närvi, ma ei saa aru. et see, et ma nüüd ei tea, mis episoodi peale kirjutati. See on see laste episood. See on see, kas- episood number 41 äkki. Kas saada lapsi Eestis või Austraalias pealkirjaga? Jah, aga ongi see, et siis kui sa kuulad inimesi, siis nad on mingi, ma ei tea, mis osa see oli, siis saad ise mingi, see oli osa number 42, kuidas sa ei tea. Aga jah, ta on mingi 41 või 40 midagi sükest. Nii et ja üks väga tore inimene Austraalias kirjutas meile, kellel on endal lapsed Austraalias
ja kasvatab siin lapsi, nii et meie siin muidugi kaks lapsetut tarka siin arutasime sellest hirmus palju, et Ei no kus ja meil kuidas. tuli küsimus, tegelikult see algas kõik sellest, Aa, et me ise vabatahtlik või nagu me ei tulnud ise selle peale, et hakkame nüüd tegema mingit Meil vist ei ole, podcast'i meil sellest, vist ei ole kordagi olnud sükest ideed, et ma no hakkan ja tegema. miks ma peaksin, sest meil ei ole lapsi, mida me räägime sellest, vaata. Aga nagu point oli see, et No, meil meile anti tuli kodutöö. YouTube'i tuli küsimus, et 10+ Eesti ja 10+ ja miinust Eesti ja Austraalia kohta, kus ma ei tea, lapsi kasvatada või Jah. midagi sellist. Ja siis noh, kuna see on nii pikk formaat, siis me otsustasime, et me teeme sellest podcast episoodi. Just. Ja see oli, jah, ühesõnaga inimesed väga paljud tegelikult kirjutasid meile selle kohta, küll ei saadetud selles mõttes pikki tekste on ju, aga mul ei lae ära. Mul oli lennurežiimi peal. Nii et näete, me täitsa võtame küsimusi igalt poolt Instagramist, YouTube'ist, nii et kui teil on kunagi meile mõni küsimus, nii kaua kuni Brenda veel otsib meile selle teksti välja, siis saatke meile meeldib teiega suhelda, teie küsimustest kuulata ja siis me saame sellest arutada. Ja siit siis tulebki see, oodake korra, ma mõtlen korraks, siin on vist võib-olla isegi mitu teemat tead. Seda tead siin või mõlemad ette lugeda, No nii. sellepärast, et siin vist algselt jääb nagu on see laste teema ja siis enne seda oli meil Eesti podcast, nii et selle kohta on ka veel tekst, nii et ma ei tea, loeme mõlemad ette, selles mõttes, et ju kõik on anonüümne. Topelt kuulaja kiri. Nii et väga lahe ja neid lugusid on alati nagu nii tore, et noh, ongi, et keegi on kuulanud ja siis kas ta mõtleb sama või siis ei mõtle sama, et noh, see ongi ju arutelu, nagu Hans alati ütleb ka, et see ei ole ühepoolne asi, et meie räägime teie kuulete, on ju. No nii, kuulasin just teie podcasti Eesti emotsioonide kohta ja no saab nii relate'ida, et selline lihtne tegevus nagu poes käimine reaalselt tekitab negatiivseid emotsioone. Käisin paar kuud tagasi Eestis oma 2-aastase pojaga ja kell 10 hommikul käisime poes, Selveris. Ta seal nägi suure selle ratastega aluse peal kastidega õunu ja hakkas omale sealt valima ühte. Arvasin, et ju siis on need siin, et pannakse just välja riiulitele või midagi sellist ja ei osanud selles näha suurt probleemi. Ja siis üks tõre töötaja pöördus meie poole. Vabandage, mida te omast arust teete seal? Need õunad lähevad ju lattu tagasi. Reaalselt kell 10 hommikul hakata väikese lapse kallal pahandama nagu what the fuck. Kuidas meie peaksime teadma, et terve kastides ilusad õunu lambist lattu tagasi peaksid minema? Ütlesin ka talle, et viisakalt saab ka rääkida, aga ta lihtsalt passis ja turtsus edasi. Õun jäi ilmselgelt ostmata. Ma olen iga aasta Eestis käinud, välja arvatud COVID-i aeg ja reaalselt iga kord olen kuskil sõimata saanud, sest olen julgenud midagi küsida. Mega vastikus tunnet tekitab see oma kodumaa suhtes ja see teeb mind mega kurvaks. See on, meil tuli... See on reaalselt, see on kõige hullem asi, see toidupoes käimine, seal saab kõige rohkem sõimata. Jaa, muidu on nagu täitsa okei. Muidu on fine, aga toidupoes tahad midagi teada või sa juba ei tea, nagu see on mingi täielik imbetsill oled, no mida? Ei, aga see on nagu see, millest me juba rääkisime, ma ei taha siin pikalt peatuda, aga et ma seekord sain aru või kuidagi mul jõudis nagu mingi kohale see, et Eestis ei ole okei küsida asju. Ja meile tuli, YouTube'i tuli ka selle kohta seda samat episoodi, millest tema räägib, Eestiga seoses siis episood. YouTube'i tuli ka kommentaar ühelt eestlaselt, kes kirjutas, et ta käis ka üle pika aja Eestis ja oli ka šokis, et mis toimub ja avastas ka sama asja, et nii harjunud välismaal, et kui midagi on, siis sa nagu küsid või nagu kuidagi, noh, et kus siis veel inimene teada saab asju? Küsid ja siis sulle vastatakse. Kas see ei ole see, mida meil terve elu õpetatakse või? Jah, käid koolis, midagi ei tea, küsid. Ja siis kui lähed Rimisse, siis et vitsa ei saa. See oli Selver muidu.
no vahet ei ole, me oleme igas poes me saime sõimata Riimis jah. Igal juhul ja siis ma olen Eestis igas poes sõimata saanud. ja siis igal juhul YouTube'i tuli ka ja meil on tegelikult selliseid, tema kirjutas vaata pikemalt situatsiooni, aga neid ju ei ole meil mõtet siin ette lugeda, kus inimene on mingi täpselt sama, mul oli ka on ja, et tegelikult see on päriselt mingi teema, inimesed ülipalju kirjutasid meile selle kohta ja ma ei saa sellest aru, me vaatasime üks päev ühte sarja ja sarjas oli ka niimoodi, et ma üritan seda kuidagi hästi nagu kokku võtta seda mõtet. Sarjas oli niimoodi, et oli vaja teha, ühel naisel oli vaja teha mingit pettust, et ta läks kuskile, mis koht see oli, kuhu ta läks? Sinna mingi omavalitsusse või? Jah, kuhugi, kus oli paberid juba saadetud ja tal oli vaja mingid paberid ümber vahetada. Ja siis ta läks sinna feikis, et tal on see jalg haige ja siis ta nagu kargutas sinna ja nii edasi. Ja vahet nagu see oligi oluline info siit ainult. Ja point siis see, et kui nagu võtta lihtsalt seal filmis oli see, et nad siis arutasid seal neid kaarte ja olid selle asja kallal, milleks ta sinna läks. Aga kuna tal oli jalg kipsis ja ta seal seisis, siis automaatselt nii jutu vahele see ametnik siis küsis, et mis siis juhtus, et oli valus ka ja bla bla bla. Ja mul reaalselt käis peast mõte läbi, et minu jaoks on see nii normaalne, et siin sa näed, et kellelgi on midagi viga või midagi juhtunud või mis iganes, see on mingi, kui sulle pakub huvi midagi, siis sa küsid. Ja see on isegi ebaviisakas, kui sa ei küsi, et kui sa näed, et kellelgi on käsi kipsis või ta kuidagi nagu on raske olla ja sa kuidagi jutustad temaga ja oled juba nagu mingis vestluses, siis tegelikult on viisakas küsida. Ja see on nagu nii tavaline. See on nii tavaline, jah. Ja siis, kui ma mõtlen nüüd seda Eesti mõistes, siis kui ebaviisakas see oleks, kui sa küsiks, see oleks esimese, mis sinu asi on? Sinu asi on, jah. Minu jalg kipsis. Minu jalg, jah. Mida sa passid siin on? Et nagu, et kui suur erinevus tegelikult kultuuriliselt on. Et nagu siin on see kuidagi nii tavaline, aga Eestis oleks see, et mis mõttes sa küsid sihukest asja? Ja, naljakas on ju. Et ma ise olen ka kuidagi märganud just sarnaselt mõttes mingi erinevaid sarju vaadates, kus küsitaksegi asju ja see tundub nagu nii normaalne. Aga see klõps või see mõte käis mul ära nüüd, kui ma käisin Eestis. Ja see ongi see sama näide, et tegelikult sa ise ei pane tähele, kui palju sa tegelikult nagu mingis ühiskonnas muutud. No, absoluutselt. Et nagu ma ei pane tähele, et automaatselt ma ju naeratan inimestele, kes mööduvad minust, ma ütlen tere ja et meil tekib nagu silmside üksteisega möödudes, mitte ma ei kõnni pea maas, vaata. See on huvitav ka, et muidugi me räägime siin võib-olla natukene väiksemast kohast ka, aga just mõtleks, et Austraalia, mis on nii suur riik, et siin oleks just nagu need, et kõik hoiavad oma ette mingil määral on ja, aga et siin on just vastupidi, et Eesti, kui me olemegi väike riik, väiksed kohad, et võiks ju olla nagu... Ei no see ongi vaata just väike riik, väiksed kohad, sul on oma mingi kommuun, sa ei taha sinna väga palju inimesi vaata. No jah, võimalik. Aga siin on see, et kõik ju tulevad kuskilt paarikesi, neil ei ole kommuuni, räägime, oleme avatud ja tekitame omale kommuuni vaata, võib-olla, ma ei tea. No igal juhul. No nii, see lugu oli siis Eesti muljetamisest. Ja selliseid kirju tuli meil väga palju ja sellest inspireerituna tegime me ühe reelsi, mis läks kusjuures täna ülesse. Ehk siis 6 aega tagasi arvatavasti. Kui see episood üles läheb. Ja seal ongi siis Eesti versus Austraalia toidupoe kassa. Mingi otsige üles, kui ei ole neid. Toidupoe kassas sõimata pole saanud kunagi. Ei, see ongi tegelikult tehtud ju naljaga video selles mõttes. Muidugi, pulli peab tegema. Pigem just nende käest, kes seal kuskil nagu, võib-olla nad ongi vaata need, kes võib-olla panevad, ma ei tea, kuidas see poesüsteem töötab, aga võib-olla ongi inimesed, kes võib-olla töötavad laos ja panevad asju välja ja siis neile meeldigi inimestega rääkida, siis on mingi, miks sa muga räägid, vaata. Jaa, võimalik, jah. Ma ei tea. Nii et ma ei tea, mis värk nende toidupõdes. Tegelikult, kui ma nüüd hakkasingi mõtlema, siis enamus asjad nagu negatiivsed kogemused Eestis juhtuvad toidupoes. Jah. Väga huvitav. No mul oli lillepoes ja siis üks oli seal, sellest ei rääkinud vist. Rääkisime küll. Podcastis või? Selles jalgpalli värgis või? Ei, me ei rääkinud sellest, nagu või see ei jäänud loogi sisse, sest ma rääkisin Katriinile sellest. See oli podcastis, Eesti podcastis. See piimavärk või?
sa isegi ei tea, millest ma räägin. ma küsisin, kas jalgpallivärgist, sa ütlesid, see Ei, mitte jalgpallivärgis, see piimavärk. Me vist kuskil. Nii et see oli nagu tegelikult ju toidukohas. Jah, see oli restaurant. Pigem ei olnud. No jah, no see oli mingi söögikoht. Hollywoodi sildi juures üks koht. Ei, see ei ole üldse Hollywoodi sildi lähedalgi. Oli küll ju. Sõitsime Tartust Türile. Ei, aga see ei olnud Hollywoodi sildi lähedal. Aga mis koht see oli seal siis? See on mingisugune rist. Ühesõnaga ei olegi vaja öelda selles mõttes, las ta olla. Aga mulle meeldib, et me käisime reaalselt nagu sõitsime Tartust Türile. Käisime kõik kohad läbi, kõik peatused, sest ma tahtsin kohvi taimse piimaga. Nagu laktoosivaba piim, almond milk, mis need on, oat milk, sojamilk, ükskõik mis. Andke, ma ei saa laktoosi tarbida. Ja reaalselt me sõitsime Tartust Türile ja me ei leidnud lõpuks mitte ühtegi kohta seal. Kas me Adaverest ei saanud? Kuskilt me saime lõpuks, aga see Circle oli vist. võimalik. Ma ei tea. Ei, me sealt saimegi, sealt Hollywoodi sildi juures me saime. Sealt me saime või? Jah, sealt me saime. Aga ühesõnaga mingis kohas me käisime ja nagu see on minu meelest kõige nagu, ma lihtsalt ei suuda uskuda seda. Ei, ma ei tea, kas minu arust on. See on nagu nii, see on nii aus kommentaar. Ma reaalselt nagu, et 2025 aastal vaata, me läksime ja mind siiani kusjuures häirib üks fakt, et sa lõpuks ostsid sealt limonaadi. No mul oli joogi enumes limonaadi. Me läksime, seal oli mingi tankla, mingi söögikoht ja ma ei tea, on ju. Ja kõnnime sisse sinna, leti taga oli meesterahvas. Hans ütles tere, et kas sooviksime kohvi ja et kas taimset varianti ka on, taimset piima ka on võimalik. Ta vaatas otsa, ütles, et meil lüpsavad ainult lehmad piima. Ja ma reaalselt nagu, ma ei suuda uskuda seda siiamaani. Ma reaalselt nagu, kuna vaata kujuta ette, et nagu see ajas mind nii närvi juba sellepärast, et ma olin nii kaua peatusi teinud mingi 7 erinevas kohas, et saada oma taimset piima. Et ma lihtsalt nagu palun andke mulle lihtsalt kohvi. Ma ei mäleta, kas see oli mingi tankla oli niimoodi, et sa said sealt masinast, said kohvi võtta ja siis oligi silt, et küsi, et andiski sulle leti tagant selle väikse piimapaki. Alexelas oli nii. Jumal normaalne vaata, et sul ei pea seda mingit fancy't masinat olema, lihtsalt osta see piimapakk omale sinna leti alla. Aga ei, ühesõnaga sealt mitmest kohast juba läbi käinud, ülinärvis, kohvi ei saa. Ja siis öeldakse sulle jumala tuimalt lihtsalt, meil lüpsavad ainult lehmad piima. Ja nagu ma saan aru, et mõnel inimesel on selline huumor võib-olla, mõni inimene teeb nalja, aga ta ei teinud nalja. Sest ta oli täiesti tuim, null emotsiooni näos, meil lüpsavad ainult lehmad piima. Ja vaikus, kõik. Ja siis ma lihtsalt pöörasin otsa ringi, lähen minema ja siis kuulen Hans oli mingi, ma siis võtan ühe limonaadi. Never ei osta sealt mitte midagi. Oleks ma teadnud, et sul on plaan limpsi osta. Et siuke näide, nii et need ei olnud ainult toidupoodides, et oli ka lillepoes ja siin ja seal, aga oli toredaid ka, et ma räägin, et kõik ei olnud nagu negatiivne, lihtsalt kuna me praegu sellest räägime, vaata. Enamjaolt oli positiivne, nagu me seal episoodis ka rääkisime. Nii et jah, aga nüüd siis. Meil lüpsavad neid lehmad piima. Nüüd siis järgmine kiri, laste kohta. Nii. Hei, kuulasin teie podcasti osa laste saamise kasvatamise osas ja Eesti Austraalia plussid ja miinused. Mulle jäi just kõrvu see, et Hans oli kuulnud kuskilt, et public süsteemis ikkagi maksad sünnitamise eest $2000. Ma isegi mäletan, et ma seda ütlesin. Sünnitamise eest tegelikult ei maksa mitte midagi. Raseduse ajal on vaja maksta ultrahelide eest ja kui tahad mingeid ekstra uuringuid või midagi sellist. Muidu on ämmaka visiidid ja haiglasoleku aja kulud kõik Medicare'i poolt kaetud. Medicare on siis Austraalia haigekassasüsteem. Also võib-olla fun factina mainida siin, et kui lapse sünnitad olles, siis ma nüüd ei saanud ise hakkama. Äkki sa oled hoopis düsleksik ja ei oska lugeda? Also võib-olla fun factina mainida siin, et kui lapse sünnitades olles permanent viisal,
siis et riigipoolset maternity leave'i saada, pead olema olnud resident 2 aastat lapse sünnikuupäeva ajaks. Issand, kui keeruliselt sa selle praegu ette lugesid. Sest ma lugesin nii, nagu see oli kirjutatud. Nojah, nagu Et tee mingit pause vahepeal, vaata. No aga see oli nii keeruline Sest lause. nagu inimene vaata, nagu kui sa vaatad ja kuulad, siis on nagu lihtne aru saada, aga kujuta ette, et inimesed ei näe, mida sa räägid. Ma saan aru. Nad kuulavad ainult. No, siis mul nagu, oli sa endal paned nagu jada. Ma ise üritasin aru saada, mis siin toimub üldse. Ühesõnaga lapse ootel. Et kui sa tahad saada riigilt emapalka, siis selleks hetkeks, kui laps sünnib, sa pead olema resident olnud 2 aastat. Jah. No aga Brenda, ma ei ole seda kirja kunagi enne lugenud. Sa oled nagu mingi, aga miks sa kohe niimoodi öelnud? Sest et see on nii nagu, kuidas siin kirjas oli. Ma lugesin kirja. Vaat seda ma ei teadnud. Seda ma tõesti ei teadnud. Ma ka ei teadnud. Nii et fun fact tõesti. Ja veel lisan siia, et mina olin kuulnud, et see 2 aastat hakkab lugema sellest hetkest, kui taotluse sisse panid, mis näiteks partnerviisa puhul ongi nii. Siis mõne teise viisa puhul võib see aeg hakata lugema sellest ajast, kui viisa grant kätte said. Ehk siis mulle jälle oli tore üllatus see, kui taotlema hakkasin, et olles skilled viisal, ma sain lapse 6 kuud varem, kui mul see 2 aasta ma alustan uuesti. Ehk siis mulle jälle tore üllatus, et kui taotlema hakkasin, siis olin skilled viisa peal ja ma sain lapse 6 kuud varem, kui mul see 2-aastane viisa grant täis oleks saanud, nii et riigi poolt sain täpselt 0 toetust. Nii et tal jäi 6 kuud puudu nagu põhimõtteliselt. Väga rets. Või nagu 6 kuud liiga vara. Jah. No õnneks vähemalt siis ei ole nagu, no muidugi kõik on, kui lapse saad on nagu, aga noh, mõtle Eestis jääksid 1,5 aastast ilma on ju, aus siis paar kuud on ju emapalgast. Nii et siis nagu selles mõttes, noh, halb ikka on ju. Jah, noh, ma ei tea, ma ei oska nagu. Ma mõtlesin, ma teen nagu lõbusaks natuke, aga nüüd ma nagu sitab ja et mul on nagu suva, et selle inimese ei saa tema palka. Mul on lihtsalt mitte see, ma lihtsalt mõtlen, et see tundub ikka nagu õudne. 0 toetust. Aga huvitav oleks seda teada, et kui sa näiteks oled olnud ainult aasta aega permanent resident on ju, aga sa saad austraallasega lapse. Kas sa siis saad? Või mul pole õrna aimugi, kas oli inimese kaaslane on eestlane või mitte, kellega ta need lapsed sai. Et oleks huvitav teada, et ma eeldaks, et kui sa saad austraallasega lapse, siis sa saad nii toetust. Ma ei tea nendest asjadest ja ei ole mõtet nagu tuletada ka, sest ma ei tea. Just, nii. Ja seal on nagu nii juba puhtalt seegi, näiteks kui me teeme nagu, jätame korra lapse teema välja, me teeme sponsorviisat, sa teed sponsorviisat, siis meie üks sõber teeb sponsorviisat, meie teine sõber teeb sponsorviisat, meie 3. sõber teeb sponsorviisat, kõigil on erinevad tingimused, kõik teevad sponsorviisat. Nii et ja nagu kõik teevad nii-öelda ikkagi nagu põllumajanduses sponsorviisat, vaata. Aga ikkagi teil on erinevad viisad, teil on erinevad tingimused, nii et selle laste saamisega arvatavasti on täpselt samamoodi. Just. Nii et ärme lähe sinna selles mõttes. Just, nii. Ja üks miinus veel, vist Austraalial siis, on see, et reaalselt need riigipoolsed toetused, eriti lapsega seotud, sulgudes CCS, pole õrna, mis CCS on, Family Tax Benefits, Newborn Supplements ja nii edasi, on kõik sissetulekupõhised. Nii et kui sa natukenegi keskmisest rohkem teenid, siis sa ei saa mitte midagi. Pluss on see kõik ettearvamise alusel, ehk siis sa pead ennustama palju a la 2025-2026 maksuaastal sul see sissetulek on ja sellest siis oleneb, mis ja kui palju saad. Ja kui siis maksutagastusel ilmneb, et rohkem teenisid, pead selle vahe tagasi maksma. Olles ise shift worker, siis saan igal aastal omale Centerlink võlad, sest ma ei oska ette ennustada, kui palju ma teatud aastal teenin. Nagu mingi riigilt võlgu võtmine. Väga rets ju. Kasvatad lapsi, annavad toetust ja siis ütlevad, sa võtsid liiga palju. Sa teenisid üle keskmise. No see on see astmeline maksustamine jälle ja mingid need asjad arvatavasti süsteemid tulevad. Aga näiteks ettevõtjana vaata, ma saan 0 toetust ju. Miks? Ma ei tea, tundub loogiline siis. Kuule, kui inimene, kes natuke üle keskmise teenib, saab 0 toetust juba.
siis kui mul ettevõttel hästi läheb, ei no jah, kui sa siis palju teenid, siis võiks üle keskmise teenida, jah, siis 0 toetust ju. jah. Ma mõtlesin, et sul oli kohe mingi point sellega, et kui keegi on üldse ettevõtja, et siis ei saa. Ei, no jah, Jah. ei. No vaata, Aussis on see teema ka ju, et kui sa oled põhimõtteliselt vaata hobi korras teed mingeid asju, siis tegelikult sul isegi ei pea ühe ettevõtet olema, vaata. Jaa, see on mingi jah, ma ei mäleta, mis see limiit on, mingi paar tuhat dollarit aastas, et kui sa lihtsalt meeldib moose teha ja siis müüa inimestele moosi. Siis see on okei. Moos on kehva näide, sest see on toiduaine, ma ei tea, kuidas selle moosiga teed sokke näiteks. Teed sokke, müüd aastas 100 paari sokke, $10 tükk, teenid $1000. Oleneb palju see, mingi limiit on seal. Seal on mingi limiit, aga nii et jah, puhtalt nii-öelda hobi korras sa ei pea omal ettevõtet tegema, vaata, nii et siis on tegelikult nagu väga palju inimesi, kes muidu peavad tegema ettevõtted, et paar korda aastas mingisuguseid asju näiteks teha, siis siin nagu ei pea tegelikult tegema seda ettevõtet, nii et nagu seal, ma ei tea, ühesõnaga ja keeruline. Ma siis loen siia lõppu, me võime öelda, et see on, ütleme, siuke staar kirjakirjutaja meil juba inimene, me oleme väga tänulikud. Jaa, väga hea. Sest et tema kirjutas ka selle üüri, kui me maja otsisime ja seal episoodis rääkisime sellest, siis tema kirjutas selle loo, kui mäletate, ja ta on siia lõpus lisanud veel, et ja thanks, et mu sellest hetkest, kui üürituru loo ette lugesite ja nii toetavad olite selle osas. Loodan, et see lugu jääb teistele meelde, et sellist olukorda vältida. Nii et kindlasti jääb, nagu see on nagu igal juhul suur aitäh sulle, mina tegelikult olen talle nagu kirjutanud isiklikult ka. Brenda on vastanud talle ma olen ikka rääkinud temaga et suur aitäh sulle, et sa kirjutad meile ikka ja kirjutage, julgustame kõiki kirjutama meile. See on nagu nii lahe, see on nii lõbus, et nagu. Sellised lood jäävad inimestele nagu meelde, et meil on nagu nii palju lugusid ja see podcast ongi pooleldi sellele üles ehitatud, aga nagu nende teiste inimeste sellised väikesed lookesed sisse siia on minu meelest nagu suur asi. Et on nagu palju asju, mis ise ka nagu unustad kuidagi rääkida või on asjad, millest me ei tea midagi Austraalias on ju, nagu näiteks laste saamine Austraalias. Nii et need on nagu, see oli nagu praegu väga, väga huvitav nagu. Nagu ma ei teadnud mitte midagi nendest, mis ta tõi välja. Nii et see oli nagu mega lahe. Või näiteks eelmises episoodis oli see, et iga kord, kui me käime reisil, siis me räägime sellest vee teemast, vaata. Aga nagu, kas me kordagi oleme podcastis rääkinud? Ei ole meeldegi tulnud, vaata. Ei ole, jah. See lennujaama ja vee teema, nii et jälle, kuna me lugesime ette neid konsultatsiooni, kuidas inimestel, kes on konsultatsioonis käinud, kuidas neil on läinud, siis seal üks inimene tõi selle välja ja siis me mingi, me pole sellest kunagi rääkinud. Nii et selles mõttes ta on jälle nagu nii suure väärtusega, kui te kirjutate. Et paljud asjad on meie jaoks igapäevased, millele me isegi ei mõtle ja vahest ei jää kõik meelde ka. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, et jah, et ei pea alati sükest pikka kirja kirjutama, et ma tooksin sükse hea näite, et kas see oli nädal aega tagasi umbes, keegi kommenteeris meie kolimise video peale, et Brenda ostetud laudlina on ilgelt mingi vanaema vibe, mitte lihtsalt vanaema vibe, vanaema vibe ja ma vist ei ole ammu niimoodi naernud, kui ma seda kommentaari luges. Ei, see pead nagu lugema nüüd selle niimoodi ette, nagu see oli, sest see ei ole üldse naljakas, kui ma nüüd mõtlen ja vaatan oma kleiti. Sa lähedki vanaemaks ära või? Mis ma täna ostsin, siis see kleit selle laudlinaga ideaalselt sobib, nii et ei tea, kas mul on siis vanaema kleit ka või? Jah, sa oledki ja kas see on siuke aia Itaalia vibes, Vahemere vibes. Nii see oli tõesti väga naljakas, igal tol hetkel, kui Hans läks telefoni ja ta lihtsalt nagu pani siukse kajaka maha ja siis plahvatas naerda ja luges mulle ette seda ja siis jälle uus kajakas. See oli väga lõbus tõesti. Ja siis tegin screenshoti ja saatsin sõpradele ka veel. Ja kõigile, et Tiina röstib Brendat. Ja Tiina, kui sa kuulad seda, siis ma olen sellest kommentaarist väga palju rõõmu saanud. Aitäh sulle, et sa selle kommentaari ja kui sul on veel neid mõtteid, siis jaga iga videol, palun, aitäh. Igastahes siis see on see teine kolimise video, kui te ei ole YouTube'is minge vaadake. Tool ei pea uusi otsima, nad sobivad üli hästi, aga laualinal on vanaema vibe. Ja veel see nagu, et mitte vanaema, vaid nagu Hans oli mingi vanaema, siis ma mingi, et ta luges, et vanaema vibe. Ta pani ühe vana veel juurde. Ja, ma olen nõus, et see lina, nagu tol hetkel, kui ma seda seal videos pani, ma mingi, oh my god, nii lahe.
see lina ei ole mitte kordagi siin laua peal olnud, võin teile öelda. Brenda Ja üritab ma ei- nüüd välja vingerdada. Ma ei pane ka seda sinna, sest see on tegelikult õuepeo, siuke aiapeo Ma ei- sidrunilina, sest meil on maja ees on sidrunipuud ja siis siin on üks laud, nii et kui sinna teha selline brunch Mhm. ja panna toidud sinna peale, siis see sidrunilaualina sobib sinna õue koos minu kleidiga, mis ma täna siin selja kannan, on ju. Nüüd Aga- Tiina paneb podcasti kommentaarile, See kleit. muidu oli hea episood, aga kleit on vana-vanaema vibe, noh. jah, nii et ei, see oli väga lõbus ja tõesti. Nii et jah, Aga ma olen nõus, et see aga see sidrunilina ongi Vahemere stiilis ja pigem ei sobi tuppa. no vot. Nii et õue. Nii et jah, väga aus. pikad lood teevad tuju heaks, aga vahel kõige lühem kommentaar võib teha ka tuju väga-väga heaks, nii et kirjutage, joonistage, meile see hirmsasti meeldib, et eriti kui see ei ole ühesuunaline tee, et meie teeme ja teie vaatate, et meile meeldib teada, mis te arvate kogu sellest kraamist, mis me siin teeme ka teile. jah, ma mõtlesin ühte asja. Kui ma ei tea veel, kuidas seda lahendada, ma mõtlesin, et äkki paneks sellele podcastile alla, vaata Spotify's saab panna polle. Ma mõtlesin, paneksime ühe küsimuse sinna, et palun minge peale seda podcasti, kui te olete siiani jõudnud, palun minge ja hääletage, millised formaadid teile kõige rohkem meeldivad. Et me paneme siin erinevad formaadid, mida me oleme teinud ja et siis me lihtsalt nagu praegu on see, et me jätkame meie looga, me toome showlehed sisse, me toome mingeid igapäeva asju, aga tahaks saada mingisugust tagasisidet selles osas, et mida me võiksime rohkem teha põhimõtteliselt. Ja ma saan YouTube'i ka, ma lihtsalt kommenteerin sinna alla ja pinnin selle kommentaari ära ja panen sinna need mingisugused valikud, nii et saab sinna kommentaariga vastates saab lihtsalt ka, nii et ükskõik kus sa kuulad, siis saad vastata, et jah, see oleks väga, väga hea teada. Nii et kui teie olete, et kuulate meie podcasti, siis mõnega on niimoodi, jälle see episood, vaata, seda ma ei viitsi kuulata, on ju. Et siis nagu sina peaksid kindlasti minema ja hääletama oma siis nendele episoodidele, mis on sinu lemmikud või need formaadid, mis meil on. Et siis me lihtsalt teame, et me teame lihtsalt rohkem siis teha, et see tagasiside on väga oluline. Just. Ja tahaks teha ikkagi, et me ei hakka siis mingisuguseid uusi formaate siin välja mõtlema, näiteks kui kõigil on mingi ei, ma tahan, et sa seda teeksid, on ju. Just. Ja me paneme sinna mingid variandid, palun ole hea, mine hääleta, palun. Just. Nii et saatke kirju, joonistage Instagrami, YouTube'i, meili peale. Võimalik, et praeguseks hetkeks juba, ma ei tea, kui see on üleval, võimalik, et ma rääkinud seda 6 kuud, et veebileht on väljas, meil seal on ka natukene arenguid toimunud. Jaa, Hans näitas eile esimest korda mulle veebilehte ja ma ei teadnudki, et ta tegi seda. Ma olen nokitsenud siin ikka jah, selle kallal, et kui on olnud siin 10 minutit siin, 15 minutit seal, siis ma nagu olen natuke nokitsenud. Koduleht on selle nimi. Veebileht ei sobi või? Jah, koduleht. Nii et varsti on seal ka ja siis seal on ka kindlasti üks tore koht, kus saab meile kirjutada. Aga seniks aitäh, et te võtsite selle aja, kuulasite meid, vaatasite meid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Tšauki, tšau! Tšau!